Tervist reaalajamajanduse videopodcastide sarja vaatajad. Tänases episoodis on mul rõõm stuudios tervitada Statistikaameti vapraid ametnikke. Meil on siin Kaire Raasik, kes on majandus- ja keskkonnastatistika osakonna juhataja. Tere, Kaire! Tere! Ja Marika Korka, kes on andmekogumise arenduste juht. Tere, Marika! Tere! Ja mina olen Margus Tammera, Eesti Raamatukogude Kogu juhatuse esimees ja reaalajamajanduse entusiast juba aastat 10. Aga täna on meil teema fookus, kas andmete kogumisest on mingit kasu või ei ole ja kuidas need aitavad paremini otsuseid teha. Aga selleks, et üldse mingite otsusteni jõuda, peavad andmed olema kogutud ja kindlasti need andmed peavad olema kvaliteetsed. Kas tahate sissejuhatuseks natukene rääkida sellest ka, et mis on Statistikaameti roll andmete kogumisel ja kui oluline see andmete kogumine Eesti jaoks üldse on? Statistikaameti roll on koguda riigi jaoks andmeid, neid, mida on vaja kogu riigil, et saada siis selline üldpilt riigis toimuvast. Et muidugi ettevõtja ise võib ju kasutada mingit väga väikest fragmenti andmetest, aga meie roll on siis anda ikkagi selline suur üldpilt ja tagada kindlasti ka selline riikide vaheline võrreldavus, mida igasugune muu selline, kõik muud andmed ei pruugi olla riigiti võrreldavad, siis meie jaoks on ka see hästi oluline. Aga Marika, kui keeruline on üldse andmed kokku saada? No viimasel ajal järjest keerulisem, vastamismäärad langevad, inimeste meelsus võib olla riigiga on natukene teravam kui kunagi varem, eks erinevatel põhjustel, mis ei ole nagu ainult Statistikaametiga seotud. Nii et raskem, kuid tehtav veel. Ehk siin me võime kuulajatele aktuaalseid teemasid ka natukene viidata, et hetkel käib väike debatt, et kas pangakontodele tohib ligi saada ja kas üleüldse rahapesu andmebüroo võib korjata andmeid või mitte. Aga mitte sellest me ei taha täna siin rääkida, vaid räägime rohkem statistiliste andmete kogumisest. Ja Marika, sa praegu just äsja ütlesid, et andmete kogumisega on natukene keerulisem olukord, et inimesed nagu ei taha andmeid anda, aga mida nad kardavad? Meil on ju infosüsteemis on väga palju majandustehingute kohta käivad andmeid näiteks. Mis seal siis nagu varjata oleks vaja? Miks nad ei taha vabatahtlikult anda rohkem andmeid? No esiteks vabatahtlikult rohkem andmeid anda, siis sa pead ka, eks ole, midagi väga kasu sealt kätte saama või juurde saama. Et võib-olla see on üks moment, mida nad võib-olla tunnetavad ja teine on võib-olla ikkagi see, et andmete andmine peab olema võimalikult lihtne, eks. Et see ei tohi sind koormata ja sinu igapäevatööd ju segama hakata. Ja siin praegu siis, eks ole, erinevad muudatused, mida me siis andmekogumises teeme, et mina esindan siis seda suunda, kes kogub andmeid ettevõtjate ja isikute käest, et tegelikult me kasutame hästi palju ka registriandmeid, mida ma ennem olen ka viidanud, et see kogumist siis lihtsustada, siis selleks me teeme oma kogumisvahendit, uuendame, sellega on nüüd natukene häda, sest on mõned kliendid, kellel on natukene raskem praegu sisse saada, aga jällegi paljud juba saavad uue iseteeninduse abil esitada meile andmeid, nii et me loodame, et see kogemus läheb lihtsamaks. Nüüd ainult sellest, et on üks keskkond, milles on nii vahva esitada, ei ole ju piisav, et ikkagi ka need andmed, mida me kogume, peavad olema ettevõtjal nagu loomulikul moel või loomulikumalt tekkima, eks, et neid oleks siis võimalik paremini ka koguda kokku, et neid üldse esitada. Nii et see on ka nagu üks väljakutse kogu aeg vaadata neid küsimustikke üle, kas andmekoosseis on loogiline majanduse andmete tekkimisel ka ja kus siis veel parandada saaks, et kindlasti on see ka töö, mida Kaire oma inimestega väga tugevalt teeb, et kas on registreid veel, kust midagi kasutusel võtta, et midagi küsimustikest ära jätta ja kas küsimustikest siis midagi nagu muuta, et see on nagu pidev väljakutse. Nii see on, aga ilma nende andmeteta ju tegelikult me ei saaks üleüldse majanduse hingeelu kuidagi moodi mõõta. Kaire, sina oled majanduse ja keskkonnastatistika osakonnas ilmselt see inimene, kes oskab öelda, miks mingisuguseid andmeid just sellisel kujul korjatakse, nagu korjatakse? Ja, meil on suurem osa andmeid, mida me kogume, on tegelikult ette nähtud määrusega ja seda teevadki siis kõik riigid ja üritame teha seda võimalikult ühtemoodi. Ja vahepeal on ka see, et kui meil on metoodika ette antud, siis ka riikides on see sisemised reeglid on ju erinevad kõigil riikidel. Et me peame ikkagi kohandama neid reegleid ja ikkagi pingutama selle nimel, et need andmed oleksid võrreldavad. Aga võib-olla Marika jutule täienduseks, et miks andmete esitamine ettevõtjatele ikkagi läheb
ütleks nagu mõnevõrra vastumeelsemaks või kuidagi keerulisemaks meie vaatest, on see, et ega need ootused ju kasvavad. Digiriik, kõik e-teenused kõik arenevad, kui varem oldi valmis, ma ei tea, paberi peal, kuidas iganes andmeid esitama, siis see ei ole enam tänapäevani võimalik. Et lihtsalt ka ootused on oluliselt suuremad. Meil on siin varasemates episoodides olnud ka majandustarkvara esindajad, kes ütlevad, et see kõik on imelihtne, et teie lihtsalt panete andmed sinna oma süsteemi sisse ja siis on nupuvajutus ja ongi see andmepõhine aruandlus reaalses praktikas toimimas. Ja täna ju tegelikult Statistikaamet on vedanud seda andmepõhise aruandluse temaatikat aastaid ja andmepõhist aruandlust täna tegelikult esitavad ainult üksikud ettevõtjad, kellel on seal majandusinfosüsteemis vastav liides loodud. Kui me seda andmepõhist aruandlust vaatame laiemalt, siis on siin episoodides esinenud ka Maksu- ja Tolliameti inimesed, kes räägivad ka sellest, kuidas käibemaksudeklaratsiooni või tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni saaks andmepõhiselt esitada. Ja see kõik tugineb ikkagi ju majandusinfosüsteemides olevatel andmetel. Aga majandusinfosüsteemidesse need andmed tulevad kus kohast? Nad tulevad reaalsest elust. Ehk siis kõik need ostu-müügiarved, mis liiguvad, kõik palgaväljamaksed, mis tehakse, igasugused muud toimingud, mis tehakse. Teie korjate ju tegelikult seda, ütleme siis, mitte kõige detailsemat pilti, vaid natukene ülevalt poolt akumuleeruvat vaadet, on nii? No see sõltub, et meieni jõuavad ju erinevad andmed erinevatest kohtadest, et kui need on olemas kusagil juba, siis ükskõik mis detailsuses, siis me võtame nad sealt. Ja kui ei ole, siis me kogume, siis me vaatame küll, et kogume ikkagi nii agregeeritult, kui vähegi on nagu võimalik, et me saaksime vajalikku kätte, et me kindlasti üritame vähendada seda detailsust siis. Aga kui need on juba kuskil olemas ja otse võetavad, siis kasutame kõik ära. Ja siin on see hea näide, majandusaasta aruande andmed saavad juba täna liikuda Ecomari küsimustike täitmiseks, kus tuleb siis neid üle vaadata ja täiendada. On nii, Marika? No on niimoodi, aga eks ole, et Ecomar on siin natukene detailsemalt esitatud kui majandusaasta aruanne. Nii et kindlasti, kui sa viitad siin, et me korjame agregeeritult, siis see andmepõhine aruandlus keskendub eelkõige majandustehingute või nii algandmete lähedasele esitamisele, kui just siis erinevates kombinatsioonides kasutamiseks vaja on. Nii et ta ei ole nagu üks ühele, eks ole, nende küsimustike vormidega, mis meil iseteeninduses on, et me ikkagi kogume nii detailselt, et me saaksime neid andmeid taas kasutada teistes järgmistes küsimustikes, et see on nagu see loogika. Et praegu tõesti esitavad meile palga- ja tööandmeid mõned ettevõtted masinliidesega. Nupud on juba päris mitmes tarkvaras veel olemas, kliendid pole veel avastanud või siis ei ole sellel tarkvaral meie valimisse kuuluvaid kliente. Teadupärast meie aruandeid ei pea esitama kõik, kes vähegi andmeid nagu tekitavad. Ehk siis ettevõtjad ei pea muretsema, et Statistikaamet on see kõige kurjem, kes tahab kõikide käest kõiki andmeid saada. Ja selles suhtes ausalt öeldes ma isiklikult olen ka väga vähe puutunud kokku isegi selle iseteenindusportaaliga, kuna ma ei ole sattunud kunagi valimisse oma väikeste ettevõtmistega. Ja ütleks nii, et Eesti riik ei taha välja pressida kõiki andmeid ja ei taha kõigilt neid andmeid saada, vaid ikkagi ainult konkreetse asutuse eesmärkide täitmiseks vajalikud andmed on see, millest me räägime. Aga jällegi andmepõhise aruandluse mõte on, et me esitame riigile justkui ühe komplekti agregeeritud andmeid, mis läheb siis erinevatele asutustele vastavalt nende vajadustele. Ja konkreetselt siis ettevõtja vaatest, mis see tähendab? See tähendab seda, et mul peab olema majandusinfosüsteem, raamatupidamistarkvara. Ja seal raamatupidamistarkvaras, kui ma need majandustehingud või muud andmed sisse kannan, siis need peavad vastama nagu kõikidele ühtemoodi kehtestatud standarditele. Me räägime klassifikaatoritest. Ja siin on Statistikaametil ju hästi oluline roll, et pidada üleriigiliselt seda ühtset klassifikaatorite süsteemi, mida siis majandusinfosüsteemid saavad kasutada, et nende tarbijad, ettevõtjad, raamatupidajad õigesti viiksid sisse algandmed. Ja tegelikult see rõhk ongi ju sellel, et kuidas see ühtne nii-öelda taksonoomia kehtestada. Kuidas nagu selles vallas Statistikaametil läinud on? Teie juhtiv roll ju jätkub. Jätkub, ma räägin, ma tean sellest natuke rohkem hetkel, et kindlasti see andmepõhise aruandluses see riiklike klassifikaatorite hoidmine, vedamine ja nende loomine on meie vastutada. Selles läheb kenasti, arutelud on mõnikord küll kuumad, aga viivad tulemini. Et miks see on oluline, on just nimelt see, et kõik tarkvarad ei peaks nagu väga erinevalt iga asutuse soove täitma. Aga ühe asja ma pean ära parandama, et tegelikult ei ole ühte aruannet, mida esitatakse riigile.
on üks aruande nagu põhi võib-olla, ehk et see tarkvara, aga sellest siiski need infovood hetkel liiguvad igale asutusele eraldi. Et jah, see loomine toimub selles ühes kohas ehk et tarkvaras, aga esitamine hetkel veel on igale asutusele eraldi, et see on nagu oluline, et me mõistame, aga jällegi need alused, kuidas luua ja mida teha, et need on need, mida me koos riigis loomulikult kokkulepitult, eks ole, loome. Et see on see, et tarkvara arendajate elu oleks mõistlikult lihtne. Just. Ja inimeste elu ka, kes neid andmeid sisse löövad selles tarkvaras. Just. Nii, aga Kaire, sa tahtsid täiendada? Ma arvan, et Marek juba ütles selle kõik ära, et aga selliste nagu me jõudsime klassifikaatoriteni, et võib-olla algselt võib ju tunduda see hästi lihtne mõte, et me esitame ühte kohta andmed ja siis kohe sealt need lähevad laiali ja siis me jõuamegi detailideni ja siis tulevad kõik need agad, miks seda ei saa teha nii kiiresti ja kohe niimoodi nipsust. Nii see on. Ma mäletan, et see oli aastat 7-8 tagasi, kui me rääkisime nullbürokraatiast, see oli isegi 10 aastat tagasi olla. Ja selle nullbürokraatia üks eesmärk oli vähendada aruandlust. Ja nüüd tegelikult nõks aega tagasi hakati uuesti selle sama teemaga pihta, et vähendame jälle aruandlust. Aga kas tegelikult vahepeal on siis aruandlus kasvanud või vähenenud? Nii ja naa. Kindlasti mingis mõttes on ka vahepeal kasvanud, alustame sellest poolest, et maailm muutub ja vahepeal on vaja koguda lihtsalt uusi andmeid, mida enne ei olnud vaja, mis enne ei olnud võib-olla üldse asjakohasedki. Ma ei tea, tuleb meil siin teistsugused energialiigid või mis iganes, mille kohta on vaja nüüd infot saada. Ja teiselt poolt selline aruandluse vähendamine on meie iga-aastane töö. Iga aasta vaatame üle, mida me ikkagi küsime, mis on seal määrustes, kas on määrustes midagi muutunud, sest ega tegelikult elu muutub ja võib-olla need andmed, mis olid vajalikud siin mõni aasta tagasi enam ei ole. Ja sellise see aasta sai tegelikult tehtud ka üks väga suur samm, et väliskaubanduse koha pealt, kuna varem siis ettevõtted, kes importisid Eestisse kaupa, pidid selle kohta andma ka Statistikaametile andmeid. Ja siis toimus selline riikide vahel nii-öelda topeltandme kogumine, et kauba kohta tuli anda nii siis selles riigis, kuhu kaup jõudis, kui siis selles riigis, kus ta teele pandi. Ja see mõte, et võiks ju teha nii, et kogume ainult ühes kohas, ja siis erinevate riikide Statistikaametid jagavad andmeid, tuli tegelikult hästi ammu. Pealt vaadates tundub ka tohutult lihtne mõte, et teeme siis homme ära, mis seal on. Aga selle realiseerimisega läks umbkaudu 10 aastat, vist isegi natuke rohkem, ja Eesti on nüüd esimese riigina võtnud selle täielikult üle, et 1/3 kogu ettevõtetele pandud halduskoormuses kadus see aasta juba ära. 1/3, see on ju suur protsent. See on väga-väga suur samm, aga loomulikult see mõjutab ainult neid ettevõtteid, kes puutusid kokku selle Euroopa Liidu sisese impordiga, kes ei puutunud, nemad seda otseselt ju ei tunneta. Aga siin on küll väga-väga suur töö tehtud. No aga see näitabki, et Eesti jaoks on ju olulisem just see väliskaubandus kui selline, ilma väliskaubandusest Eesti majandus oleks ausalt ammu juba käpuli. Aga jällegi, kui me vaatame statistika vaatenurgast ja väide oli, et aruandlus on tegelikult suurenenud ja samas ka vähenenud, siis ilmselt mõjutab igat konkreetset ettevõtjat just tema valdkonnast ja tema seisukohalt lähtuvalt. Nii et selles suhtes me ei saa tõmmata sellist üldist järeldust, et aruandlust on õudselt palju või õudselt vähe. Ja kui inimesed siin kaeblevad, et aruandluskohustus on hirmus ja võtaks veel vähemaks, siis võib-olla see puudutab ainult väikest osa ettevõtteid, kes on kuskil valimitesse sattunud ja neil võib-olla tõesti tuleb seal kulutada hirmsat aega. Ja loomulikult ESG ehk kestlikkuse aruandlus on olnud siin juba aastaid selline kuum teema, et nüüd see sunnib meil täiendavalt tegema keskkonnaauditeid ja mida iganes ja see toob kaasa suurele ettevõttele sadades tuhandetes täiendavaid kulusid, et neid aruandeid ette valmistada. Aga kuidas nüüd näiteks majanduse ja keskkonna statistika osakonna poolt vaadates üleüldse see ESG teema tundub, see kerksuse aruandlus? Hetkel me ei ole sellega nüüd niimoodi otseselt seotud, et riiklikus statistikas seda veel ei ole, aga eks siit paistab, mis tulevik toob. Ja igal juhul praegu lükati mõnusalt 2 aastat kohustust edasi, nii et need, kes valmistusid, ütleme siis hirmuigi juba otsa ees, nemad saavad rahulikult 2 aastat hingata. Ja Statistikaamet seda asja ju ei vea. See tuleb rohkem kõrgematest organisatsioonidest meile peale. Aga eks siin on ka päris palju mõtteid olnud, et kuidas Statistikaamet saaks toetada, et meil on ju päris palju andmeid, kas me saame kuidagi neid uuesti välja jagada. Siin on juba juriidilised nüansid, kuna Statistikaametil on ju statistikaseadus, mille järgi me ei tohi anda neid andmeid välja, mida me oleme kogunud, tohime ainult siis anda välja, kui ettevõte on andnud selleks loa. Aga
teoreetiliselt on siin võib-olla tehtav, et riik saab kuidagi aidata neid aruandeid koostada. Aga selle statistikaseaduse juurde jõudes on väga meeldiv tõdeda, et meie andmed on kaitstud. Ilmselt me ei pea siin nagu mõtlema, et keegi kuskil tuhnib Statistikaameti andmebaasides ja nii edasi. Pigem mitte. Küll aga on teema, kes siis neid andmeid reaalselt võib otsustamiseks kasutada, kui konkreetsed ettevõtted näiteks ei anna teistele ettevõtetele luba minu andmeid kuidagi moodi vaadata. Kas riigiasutused tohivad mingis detailsuses neid andmeid siiski kasutada? Nii riik kui kes iganes saavad kasutada neid ikkagi agregeeritult, ei saa kasutada selliselt, et oleks sealt mõned nii eraisikud kui ettevõtted, et keegi ei tohiks olla äratuntav. Ja see, milleks kasutatakse, seda me üritame ikkagi järjest rohkem ka ise siin kaardistada, et anda ettevõtetele tagasisidet. Kui ettevõtjad küsivad meilt, et miks neid andmeid on vaja, et siis me oskaksime öelda. Sest meie ju tegelikult ise ei tee otsuseid, meie teeme valmis numbrid, mida me oleme kokku leppinud, avaldame nad oma kodulehel või saadame kellelegi, aga et mis otsus selle tänavalt tehakse, seda meie ei pruugi alati teadagi. Seda me püüame siin järjest rohkem kaardistada. Ehk siis see teema, mida siin hommikul me alustasime, et kuidas andmete kogumisest kasu saada, see on rohkem nende andmekasutajate enda teema. Ehk Statistikaamet on see, kes korjab mingid andmed kokku, vahendab neid vajalikele asutustele, aga ettevõtjad on need, kes mingite andmete põhjal peavad ise tegema otsuseid, ega Statistikaamet ei saa seda otsustamisprotsessi nende jaoks ju ette nämutada. No me ei ole Hiina riik. Just täpselt, et sellised autoritaarsed riigid jäävad meist õnneks ida poole kuskile veidikene kaugemale. Aga tulles korra tagasi selle andmepõhise aruandluse kontseptsiooni juurde, siis Eesti riigis me oleme nagu pikalt seda teemat ajanud ja praegu erinevad asutused on siis jõudnud ka mingitele, ütleme siis konkreetsetele tulemitele, nagu teiegi, konkreetselt siis tööjõu ja palga andmete kogumine andmepõhiselt, samuti siis registrite infosüsteemide keskus, kus loodi andmesild, mille kaudu on reaalselt võimalik edastada majandusaasta aruande andmeid suhteliselt lihtsasti ühe nupuvajutusega, eeldusel, et need andmed kõik on õiged muidugi, mis sinna majandustarkvarasse sisse on pandud. Ja samuti siis Maksu- ja Tolliamet, nagu juba mainisin, KMD ja TSD, raamatupidajate lemmikterminid, eriti enne 10. ja 20. kuupäeva. Ja kui me need kõik andmepõhise aruandluse lahendused erinevates asutustes suudame käivitada, siis peaks ju ettevõtjate jaoks elu minema väga ilusaks. Ei peagi nagu esitama seda 10 aruannet nagu täna, vaid ongi justkui see üks aruanne riigile, mis põhineb sinu enda raamatupidamise tarkvaras olevatele kvaliteetsetel andmetel ja kvaliteedi tagab see, et meil on olemas ühtne taksonoomia, kui me räägime majandustehingutest eelkõige. Aga mis need muud andmed on, mida tegelikult on vaja korjata ja mida Statistikaamet kindlasti tänu Euroopa Liidu määrustele ja muudele direktiividele korjab? Siin on nüüd raske vastata, et mis need muud andmed on, et neid andmeid on ju väga palju, mida me kogume. Küsimustikke on meil, ma ei tea, kusagil 100 ringis, jah. Et täpselt arvu on raske teada, sest mõned on üle mitme aasta ja ma ei tea, kas me loeme aastase ja kvartaalse üheks küsimustikuks või mitmeks. Okay. Aga muidu jah, küsimustike puhul me ikkagi teeme küsimustikud siis, kui ei saa andmeid mujalt. Ja me üritame ka siin, et kui on näiteks ei ole nähtud nüüd ette määrusega, et tuleb kindlasti küsida ettevõtjalt, siis kaaluda, kas saab mujalt, kas on võimalik kuidagi ka mudeldada, sest tegelikult on ju ka igasuguseid statistilisi meetodeid olemas. Aga siis on jälle teiselt poolt see kvaliteedi küsimus, et me ei saa ka kvaliteedis alla anda. Kui nüüd arenduste poole pealt vaadata, siis milliseid arendusi on viimastel aastatel Statistikaamet pidanud ekstra selle jaoks tegema, et seda andmepõhise aruandluse lahendust kuidagi moodi luua? Ma saan aru, et arendus on läinud ka sinna uue iseteenindusportaali loomiseks, kindlasti on ka mingid sisemised arendused, aga kui palju just nimelt selle andmepõhise aruandluse peale on läinud? Meil võib olla selline nii suur töö, nagu mõnel teisel asutusel meil päris vajalik ei ole, sest meie suutsime vastu võtta selliseid faile juba ammu. Et meil ei ole nagu mingit piiranguta. Nüüd küll kasutada neid andmeid, selleks me peame iga kord ikka töövood püsti ehitama nii-öelda. Ka see siis on töö nagu alati, et me andmetega selliseid tegevusi ju kogu aeg teeme, et lihtsalt me peame kahte infovoogu korraga, eks ole, üleval hoidma ja tagama, et need siis mõlemad kvaliteetselt siis kogutud saab ja töödeldud saab, et ega sealt suurt
raketiteadust nagu ei ole. Et mõnel teisel asutusel siin vaadata on praegu keerulisemad süsteemid ja ta peab hästi palju muutma enda sees. Et meie peame pigem need uued töövood looma ja jah, nagu ütleks nii, et meie elu on selles osas lihtsam natukene. Ühesõnaga, Statistikaamet põhimõtteliselt on ju andmekogumisel nagu vanad kalad, et me teame täpselt, mismoodi asjad käivad, me ei pea leiutama enam jalgratast. Paljud teised asutused on ilmselt olnud kinni oma nendes senistes töövoogudes, senistes süsteemides ja seal tuleb palju rohkem neid muudatusi teha. Aga ma pean täiendama, et meie oleme siis nagu vanad kalad, kui sa nii ütled, aga natukene aeglasemad võib-olla mõnes kohas on ja sest et me peame ikkagi tagama selle, et meil kõik muudatused ilusti siis saavad seal sisse viidud ja nüüd mul läks mõte ära nii kaua. Ei ole hullu. Aga mõeldes selle, ütleme siis tarbija puhul, kes neid andmeid võiks tarbida, täna on põhimõtteliselt ju meil avatud andmed nii siin kui seal asutustes. Kuidas Statistikaamet seda poolt on edendanud, et põhimõtteliselt peaks ju kõik andmed mingisugusel kujul olema näiteks tööstusharude kohta või regioonide kohta ja nii edasi vabalt saadavad. Kui palju tegelikult täna ettevõtjad ja võib-olla ka eraisikud üldse Statistikaameti poolt avaldatud avaandmeid kasutavad? Ma ei olegi kindel, kas meil on seda statistikat, kui palju kasutavad. Praegu kaasas ei ole, see on kindlasti. Niimoodi kohe ei oska öelda. Need kindlasti kasutatakse ja meie otseselt jõuavad pigem need küsimused siis, kui ei ole sellises detailsuses, mida nad soovivad. Et siis on võimalik ka võib-olla tellida juurde andmeid. Kui ei küsita muidugi päris üksiku ettevõtte kohta, siis me ei anna nagu varem öeldud, aga on võimalik küsida mingeid lisalõikeid, mida ei ole või mida ei ole seal avaandmete portaalis olemas. No mul on selline oma kogemus olemas, et Eesti Raamatute Kogus me teeme aeg-ajalt ülevaadet, et mis toimub raamatupidamise tööjõuturul kui ka teenuste pakkumise turul. Ja siis ma olen komistanud sellise toreda veebi otsa, mille nimi on palk.stat.ee, mis on muide väga hea website ja sealt näete keskmist palka ja mediaani ja kõike muud vajalikku vastavat ametite kaupa. Aga mida ma sealt ei leidnud, oli ISKO koodi kõige detailsema taseme statistika. Ja siis ongi niimoodi, et raamatupidajatest nii arveametnikud kui ka mingid muud positsioonid olid just ühes pajas koos. Ja kui ma nüüd hakkasin otsima, et kust ma leiaksin need detailid, siis selgus, et neid nagu just kui avaandmetena seal vähemasti selles portaalis näha ei olnud. Mida sel juhul siis üks ettevõtja, kes tahab nagu neid detailsemaid andmeid tegelikult tegema peaks, kas ta peab mingi tellimuse esitama? No ma arvan, et ikkagi tasuks pöörduda meie poole, sest ega põhjused on erinevad, mõnele küsimusele saamegi lihtsalt vastata, mõningul juhul tuleb võib-olla öelda, et paraku ei ole võimalik vastata, eks sõltub, mis see küsimus seal on, aga kindlasti tasub pöörduda. Okei, väga hea, sest tegelikult mida ettevõttel vaja läheb, tal läheb ju vaja jälgida oma turusituatsiooni, võib-olla tal on seal 10 konkurenti, siis tõepoolest iga konkurendi kohta üksikuna on natukene keerukas hakata neid andmeid, või ütleme, et ei tohigi anda konkreetseid andmeid. Aga samas, kui sa vaatad 10 majandusaasta aruannet, siis sa saad enam-vähem selle pildi ju kätte ja need andmed on kõikidele kättesaadavad läbi erinevate kanalite. Juhul, kui sul on 100 konkurenti või 1000 konkurenti, siis need agregeeritud andmed on loomulikult palju, ütleme siis, paremas formaadis, kui sa hakkaksid 1000 või 100 majandusaasta aruannet ükshaaval nokkima ja tõenäoliselt keegi seda ei tee ka. Kuigi tänapäeval AI võib-olla isegi võimaldaks selliseid asju, et ma viskan 100 majandusaasta aruannet ChatGPT-sse, ütlen, et palun tee kokkuvõte, mis mu turusegmendis näiteks toimub aastal 2025 esimeses kvartalis. Kui me nüüd mõtleme selliste kasutuslugude peale, siis kas Statistikaamet iseenesest ka promob, et võtkevad neid andmeid ja kasutage neid sellel eesmärgil nende otsuste tegemise aluseks võiksid olla need ja need avaandmeallikad? Me kindlasti promome kõiki enda allikaid, mis vähegi on võtta, kodulehed, avaandmed, erinevad rakendused, nagu siin mainitud palgarakendus, väliskaubandusrakendus, mis meil on kõik olemas. Aga päris seda me ei saa nüüd nagu ette öelda, et tehke nüüd see otsus või et vaadake, kui see number tõuseb nüüd üle mingi piiri, et siis võite teha otsuse. No päris niimoodi me juhiseid anda ikkagi ei saa. No seda loomulikult. Et sealt tuleb ikkagi ise edasi otsustada. Olles ka raamatupidamisbüroo omanik, siis ma tean, kuidas need väiksed mikro- ja väikeettevõtjad tegelikult ei oska oma andmeid hästi kasutada, isegi iseenda raamatupidamis olevate andmetega on neile sageli üsna keeruline aru saada, et mis värk see on, et mul raha ei ole, aga kasum on. Ja siis tekivad sellised selgitusvoorud, et okei,
sa oled startup või alles algaja ettevõtja, meie raamatupidajatena oleme sinusuguseid näinud sadade viisi. Tõenäoliselt sa peaksid jälgima neid näitajaid, sest muidu võib juhtuda, et 1 aasta pärast sind juba enam olemas ei ole. Ettevõtja tegelikult, kui ta alustab, siis ta on ju suhteliselt sinisilmne. Võib-olla kui ta on aasta pärast elus, siis ta juba teab, et on natukene keerukas ka. Aga kui ta on 5 aasta pärast elus, siis ta on nagu päris ettevõtja, et tõepoolest on ellu jäänud. Kas nendele väikestele mikrodele ja startupidele peaksid kehtima mingisugused lihtsamad andmete esitamise reeglid võrreldes nendega, kes on näiteks 10 aastat toimetanud, aga ikka veel suhteliselt väikesed? No andmeid me kogume ju valimipõhiselt. Et niikuinii, et üldjuhul ongi see, et suuremad ettevõtted satuvad sagedamini, kuna nad lihtsalt moodustavad olulisi osa ja see oleks päris suur auk, kui nad puudu jääks. Ja väiksemad ettevõtted satuvadki sinna harvem ja vahepeal need päris mikrod, sõltub jälle küsimustikust, nad ei satu üldse. Et eks see natuke nagu see nii juba on. No kui me vaatame üldist ettevõtete jaotust Eestis, siis enamus ettevõtteid ongi ju mikro- ja väikeettevõtted. Ja need üksikud suured, kui võtame päris suur ettevõtte, siis need on mingi 0,%. Need väikesed mikrod tegelikult kaeblevad ju alati kõikide asjade üle, et ma pean esitama e-arvet näiteks. Vanatuntud teema, kogu aeg jaurame selle üle, et on jube keeruline esitada arvet, eriti kui ma pean veel selle eest maksma 10 senti arve ja nii edasi. Aga riik ometigi ei tee ju sellist nii-öelda ühtlustamist sellepärast keerulisemaks, et mikrotärge esitage aruandeid, aga väikeettevõtted natukene esitage ja suuremad esitage palju, et kõikide jaoks kehtivad ju põhimõtteliselt ühed reeglid. Kui sa oled juba OÜ, siis sa oled OÜ sõltumata sellest, kas sul on 1 töötaja või 10 või 100 töötajat. Ja selles suhtes, kuidas need sinna valimisse sattumist, kuidas nüüd viisakalt öelda, oleks optimeerida võimalik, et ma ei satuks sinna valimisse. No see on küsimus, mis tuleb hästi tihti meile, et kas on võimalik, et te kuidagi panete minu nime taha linnukese ja ma ei satu enam mitte kuidagi, aga siis ei ole enam selline juhuslik valim. Ja päris nii me ei saa, et võtame sõbra välja, ei toimi nii. Aga mida me teeme, mida me iga aasta püüame teha, et vaadata neid erinevaid küsimustikke üle. Et vahepeal me vaatame ise ka, et hakkame muutuma mingit väga väikest küsimustikku, mis puudutab väga väheseid ettevõtteid. Ja võib-olla see nagu suures pildis ei annagi suurt halduskoormuse kokkuhoidu, aga siis me peamegi endale vahepeal meelde tuletama, et aga see puudutab ju võib-olla 100 ettevõtet, aga nende jaoks on see väga tähtis muutus. Kui me riigi tasandil räägime, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on teinud mitmeid analüüse, et kui palju hoitakse kokku sellega, et me lähme andmepõhisele aruandlusele üle, siis tegelikult iga mikroettevõtja üksikuna seda päriselt ei taju, sest tema jaoks on see niikuinii üks suhteliselt tillukene osa. Võib-olla tal on tubli raamatupidaja, kes tuttavana tuleb talle kord aastas ainult aitab seda majandusaasta aruannet teha. Tõenäoliselt palju mikrosid ei ole isegi ju käibemaksu kohustuslased, nad ei pea iga kuu esitama deklaratsioone. Paljud ei ole ka TSD-d esitanud sellepärast, et nad lihtsalt ei maksa endale palka, nagu on mõned kullerid või taksojuhid või kes iganes. Ja Eestis on ju tegelikult tehtud see ettevõtte asutamine super lihtsaks. Ja ma just juhuslikult eile ühe uue ettevõtte olin sunnitud asutama ja käisime läbi kogu selle protseduuri ja registrite infosüsteemide keskuses. Seal kuskil ei olnud näha tõesti seda, et ärge pange mind teie statistika aruannete valimisse, et tõepoolest, kui me sattume sinna, siis see on juhuslik. Aga samas, kui me näeme, kui lihtne on neid ettevõtteid asutada, meil ongi ju 250 000, kes peavad näiteks esitama majandusaasta aruannet iga aasta, siis Statistikaameti jaoks on see ju meeletult suur hulk, kellelt andmeid korjata. Kuidas te ikkagi seda valimit paika panete, et just sellest 250 000 majandusaasta aruandest nokime välja näiteks need 10 000? Kuidas te seda juhuslikkust seal tagate? Oleks pidanud võtma mõned kolleegid veel kaasa, ega see valimite tegemine on omaette protsess ja selleks on ikkagi sellised meil ikkagi väga suured valimite spetsialistid, kes teavad neid matemaatilisi nüansse seal taga, et mis need reeglid täpselt on ja need on vahepeal ka erinevatel uuringutel erinevad. Et võib-olla ma ei oska siin nii detaili isegi minna. No, aga see on päris korralik teadus. Kui sa oled pingutanud ja sul on töötajad ikkagi päris arvestatavalt või on su käibelumber päris suur, siis oled sa ilmselt ka meie suurimate andmeesitajate hulgas. Või võta kindlasti mingisugune eriline valdkond, näiteks vähikasvatus, kus on väga vähe ettevõtjaid,
siis juba ettevõtjate nappuse tõttu, eks ole, sa oled valimis. Nii et tegelikult ju meie valimisse kuulumist arv on iga aastaga langenud, et hästi palju tehakse tööd, et valimeid vähendada. Nii et ma arvan, et see 250 000, sellest ikkagi väga väike osa ju esitab meile aruandeid. No just. Aga kõik need töötajate arv ja käive, kõik need piirid on väga erinevad, et ei saa ka niimoodi hakata sihtima, et hoian nüüd töötajate arvu kuskil maal. Et ära üle tee nüüd. Või siis ma teen 10 väikest OÜ-d ja igas ühes on üks töötaja. Kas korteriühistud peavad ka mingit statistika aruannet esitama? See on hea küsimus, minu meelest mitte. Ja see on tõesti hea küsimus, ma pean tunnistama, et ma ei ole nüüd päris kindel. Jah, aga tegelikult riik saab ju nende käest majandusaasta aruande kätte, mis tähendab seda, et kui sealt midagi on vaja, siis saab küsida ju selle registri põhiselt. Majandusaasta aruanded jõuavad meieni ja kõik, mis seal on, me saame kõik ära võtta. Ja nagu siin enne sai ka mainitud, et Ecomari me täidame sealt eest ja kui on vaja midagi juurde küsida, siis küsime. Kõikide ettevõtjate, sealhulgas ka nende samade korteriühistute raamatupidajate jaoks on see majandusaasta aruanne kõige suurem ja tähtsam aruanne, mida nad kord aastas palehigis teevad, et 30. juuniks jõuaks kuidagimoodi valmis. Mõned ei jõua ka, eks, nagu me praktikas teame. Ja kui me nüüd vaatame, et see väike ettevõtja, see mikro, paneb selle, ütleme siis, e-äriregistris olevate algoritmide alusel kokku. Ehk ta sisestab need numbrid, mida ta enam-vähem täpselt teab ja siis vaatab, et okei, siin e-äriregister ütleb, et sul on puudu veel mingi asi ja siis ta klapitab seda. Ehk siis need majandusaasta aruanded sisuliselt võivad olla ka nii, et ega keegi väga tõsiselt neid ju kokku pannud ei ole. Mõni isegi teeb kassapõhiselt, mis on tegelikult Eestis keelatud, aga samas keegi ei kontrolli ka. Kui me nüüd vaatame neid majandusaasta aruande andmete põhjal tulevaid andmeid, kas me sealt pealt saame suhteliselt kerge vaevaga kätte näiteks selle sama SKP? No kerge vaevaga SKP kindlasti ei tule. Sellest võiks alustama, et need andmeallikaid, mis lõpuks jõuavad ka otsapidi SKP-sse, millega võib-olla algselt tehakse midagi muud, on ikkagi väga-väga palju. Ja see, kui sinu küsimus algas nagu sellest, et kui vahepeal täidetakse kuidagi, panen mingid numbrid, klapitan kuidagi ära, ega me selle vastu ei saa. Sest me ei saa kuidagi ju ise kontrollida, kas see üks ettevõte nüüd täitis numbrid õigesti või mitte. Meil jääb lihtsalt üle ikkagi loota, et suurem osa ikkagi täidavad korrektselt või kui sinna satuvad mõned vead, mis on võib-olla loogiliselt kontrollitavad, siis me saame loomulikult võtta ettevõtjaga ühendust ja küsida. Aga kui ta lihtsalt paneb mingi numbri, mis ei ole päris korrektne, ega me seda ju lõpuni kontrollida ei saa. Aga mina olles ise korteriühistu juhatuse esinaine siis, ütlen, et meie küll võtame väga tõsiselt ikkagi, et numbrid oleks kõik õiged ja ma nüüd, see tuleb mulle üllatusena, et mõned ei võta seda nii tõsiselt, et meie ikka laseme ka audiitorilt, revidendil üle vaadata ja selgitame igat numbrit rahvale, nii et ma tahaks loota, et igas majas ikkagi hoolsad elanikud ka selle raamatupidamisel silma peal hoiavad. No ma julgen oletada, teades ka korteriühistute siseelu, siis tegelikult need elanikud ongi see põhiline igakuine revident, sest kui ta vaatab üle oma need arved, mida ta saab korteriühistu käest ja leiab, et siin on paar senti valesti arvutud, kohe on kisa taevani. Et selles suhtes ma arvan, et korteriühistud tõenäoliselt on isegi võib-olla kõige kvaliteetsemad andmete esitajad, kuna seal on see totaalkontroll kogu aeg igakuiselt peal. Aga väiksed mikroettevõtjad, kes oma asjad teevad näiteks kassapõhiselt, isegi mingid rakendused on selle jaoks turul olemas, et viska mulle panga väljavõtte, ma teen sulle majandusaasta aruande, mida tegelikult ei tohiks niimoodi teha, siis ega neil ju väga palju valikut ei ole, nad peavad kas ise suutma selle majandusaasta aruande kokku panna, ehk teadma raamatupidamise nii-öelda algtõdesid, mis asi on bilanss, kasumaruanne ja siis need mõned toredad lisad, mis on kohustuslikud, või siis nad pöörduvad raamatupidamise teenusepakkuja või tuttav raamatupidaja poole. Ja kui ma siin mainisin, et majandusaasta aruannete kohustus on täna 250 000 juriidilisel isikul ja raamatupidajaid tõrjeandmetel, siis töötajate registri andmetel on umbes 20 000, siis need 20 000 peavad põhimõtteliselt 250 000 appi tulema ja aitame neil kõik asjad ära teha. Et kui me nüüd mõtleme natukene tuleviku peale, oletame, et me tahaksime, et kõik oleks tulevikus automaagiline. Et ettevõtete infosüsteemid omavahel suhtleksid näiteks läbi tehisintellekti ja agentide arved, mis liiguvad ühest süsteemist teise, kirjendatakse läbi nende samade automatiseeritud protsesside. Siis
kui kvaliteetsed need andmed võiksid olla sel juhul, kui me automatiseerime totaalselt kõikide Eestis tegutsevate juriidiliste isikute vahel liikuva andmevahetuse, ehk siis see andmekvaliteedi teema, kas see võiks muutuda hüppeliselt paremaks võrreldes tänasega või mis see tulevik võiks nagu olla? Kui ma vaatan nagu enda mätta otsast, mis siis käib automatiseerimise kohta, siis ma ütleksin, et loomulikult andmekvaliteet tõuseb, kas just nüüd väga hüppeliselt, sest et ma loodan, et see, kes juba vaevub kuhugi programmi midagi panema, see siis ju ka on selle piisavalt hästi pannud, et loomulikult inimlikke eksimusi on, aga ma loodan, et need tulevad ka piisavalt kiiresti välja. Aga see, et on mingi hetk üks pisikene programmijupikene viib ühe info järgmisesse ja nii edasi, see kett, no see oleks nagu mõnes mõttes super, aga ma ennustan, et me ei jõua sinna kahjuks nii ruttu, nagu meile tundub, et võiks jõuda. Sest et ka praegu, kus on näiteks see aruande esitamine võimalik täielikult automatiseerida, tahavad raamatupidajad ikkagi seda roosat nuppu endale jätta, et nad näeksid enne, mida see masin ikka kokku on pannud, saavad ise vajutada ja saavad ka pärast, vaadata, mida nad esitasid. Et see, võib-olla see inimlik kontroll nagu selle teemaga tuleb tegeleda ja kahjuks siis ka need AI-d, mis siin praegu toimetavad ja vastavad inimestele, püüavad vastata, võib-olla natukene seda usaldusväärsust ju kõigutavad, sest et kui ta vastab ka siis, kui ta ei tea, sellepärast, et ta tahab sulle anda mingit vastust ja siis nii-öelda valetab, no see ei ole väga tore, sest et see nagu kõigutabki seda usaldusväärsust, et me ei saa alati programmi jupikesi usaldada, Et võib-olla see natuke töötab vastu, aga see harjumine, ma ennustan, et natukene läheb aeglasemalt, kui me praegu oleme lootnud. Okei, ehk siis ideaal võiks ikkagi ka lähitulevikus olla see, et human in the loop, nagu inglise keeles öeldakse, et inimene peab selles aelas ikkagi olema monitoorijana sees, mida iganes need automatiseerimise ja AI agendid seal kokku ei keeraks. Ma tahaks ütelda, et me tahame lähiajal väga tugevalt tööd teha sellega just, et kui sa oled meile aruande esitanud, ära tule vaatama, kas sellega oli kõik korras. Et me anname sulle teada, kui ei ole. Et nagu päriselt vaadata, kuhu see aeg ettevõtetel, kas siis raamatupidajatel või ettevõtte juhtidel läheb, siis selle peale, et igas keskkonnas käia üle vaadata, et oli korras. Ei ole mõistlik, et pigem ikkagi nagu reageerida sündmuspõhiselt. Kui on sündmus, millele sa pead reageerima, nii kaua tead, et kõik on korras, kuni ei ole riik sulle ütelnud, et on mingi häda. No see ongi. Jõuaks sinnagi. Maksu- ja Tolliameti hinnang oli, et umbes 100 000 tundi kulutatakse e-keskkondades andmete vaatamisele ja andmete sijestamisele. See 100 000 tundi võiks tegelikult inimesed midagi muud kasulikku ju teha ja usaldada seda, et kui mul olid andmed juba oma süsteemis olemas, vajutasin selle nupp ära, mis ma sinna ikka kontrollima lähen. Mina isiklikult üldiselt oma raamatupidajat usaldan, raamatupidajad on üldse usaldusteenus. Kui raamatupidajat ei usalda, siis tegelikult peaks kõik selle jama ise ära tegema, mida ka ei taha ettevõtja enda vastutust võtta. Aga meil on siin märkamatult tegelikult aeg otsa saamas. Kas on äkki sulle mõni selline huvitav lõpumõte, mida sa Statistikaameti poolt tahaksid kuulajatele jagada? Võib-olla seda, et isegi kui siin on mõned ettevõtted, kelle tundub näiteks, et see halduskoormus ikkagi suureneb või vähemalt väga visalt väheneb, siis me teeme selle nimel ikkagi päris kõvasti tööd. Marika on ka väga entusiastlik, väga optimistlik ka selle andmepõhise aruandluse suhtes, et see on selline suur asi ja ta jõuab kunagi ka ikkagi päris viljadeni. Nagu siin varem mainitud, see väliskaubanduse teema, kus ikkagi väga pikki aastaid nagu seati seda atra, tehti valmiseid süsteeme, et see asi toimiks ja siis ta lõpuks hakkas toimima. Et ka selle kohta jõudsid ettevõtjad meilt väga palju juba küsida, et millal see lõpuks teil valmis saab. Et vast saab see ka. Väga hea. Aga see näitab seda, et tegelikult Statistikaamet on ettevõtjate suur sõber. Ja kui te satute valimisse, siis tundke uhkust, et teie olete juhuslikult üks nendest, kes annab aluse kvaliteetsele statistikale Eestis. Minuga olid stuudios Kaire Raasik ja Marika Korka. Mina olen Margus Tammera. Aitäh kuulamast, aitäh tulemast!